tšau! Uus vlog kisub täitsa kevadiseks. Praegu ikka täiesti päike paistab ja ma ei tea, ma kuulsin just Kuku raadios üks teadlane rääkis nagu, et põhimõtteliselt või ma ei saanudki aru, kuidas teadlane sellega ilmaennustusega seotud on, aga et ei lähegi nagu väga miinustesse enam see aasta või nagu nüüd enne suve. Et praegu on 5 kraadi sooja. Väga mõnus. Mina enam jopet ei pane selga, kui vähegi võimalik. Ja nii see on. Mokk on lõhki, vahetis oli. Igaks juhuks ütlen, keegi arvaks, et ma mingi ukse vastu kuhugi jooksnud olen. Aga miks ma teiega ühendust võtsin? Miks ma teiega ühendust võtsin või miks ma teiega lobisin on see, et lähen kaubamajakasse, mõtlesin, et võtan teid kaasa. Mul on telefonil katteklaasi ära vahetada ja minu meelest seal sai seda teha. Ja siis mul on homme hommikul pojal sünnipäev ja meil on ju see peretraditsioon, et hommikul on kingitused ja tort ja lilled. Aga see on natuke nagu see asi, et ta tahab sünnipäevaks reisi väikest. Ja siukest paaripäevast oleme vaadanud kuskile kas Prahasse või Oslosse või ühesõnaga siin nagu erinevaid siukseid variante. Ja mul ei ole nagu sinna laua peale midagi panna. Ja et ma mõtlesin, et ma lähen vaatan kaubamajakast, et poiss saab 14, äkki mingid meeste, ma ei tea, nahahooldust, ma ei kujuta ette või ostan talle mingi särgi või dressika kuskilt mingi ilusama. Et oleks nagu midagi panna laua peale ka. Ja siis endale ka vaja lihtsalt neid tavalisi särke, mingi pikkade varrukatega, lihtsalt kas või tavalisi musti. Ma mõtlesin, ma lähen vaatan võib-olla Taposse või kuhugi, et lihtsalt, et ükskõik millised püksid ma jalga panen, viskan selle särgi peale ja sest et muidu on tegelikult mul on 2 tükki neid praegu, aga üks on hästi vana, on Nextist tellitud kunagi 100 aastat tagasi, ta on mega, esiteks tal on number suurem, sest siis mul olin suurem ja teiseks ta on välja veninud nagu. Et ma ei olegi tahtnud ta tööle panna, et siis ma ei tea, miks ma nii pikalt põhjendan seda, miks mul on musta särki vaja, aga ju ma teen seda siis millegi pärast. Et ühesõnaga ma pean vaatama jah, et mul meelest ei läheks ära need asjad. Mõtlesin ka korra, et kui ma eelmine kord siin rääkisin sellest uuest jumestuskreemist täna millega ma ei olnud väga rahul, on ju. Siis täna hommikul ma proovisin nagu panna teda vähem kuidagi. Ma ei ole nüüd lähedalt vaadanud, kuidas ta on, aga üldiselt seda jumestuskreemi, mis mu lemmik oli, mis tootmist maha võeti, seda oli tegelikult poes see tumedam toon. 1 või 2 tükki alles, et mõtlesin, et näed, et päike on väljas. Äkki ma püüan neid kevadisi päikesekiiri ja varsti õnnestub selle tumedama tooniga läbi ajada. Või siis suveks, et ta vähemalt on olemas, sest et esiteks nad ei osanud mulle öelda, millal see uus formulatsioon tuleb, mis seda asendama hakkab ja teiseks ma ei teagi, mis teiseks on. Aga praegu ma käisin korra töö juures, seal kus ema ka töötab. Jõime kohviseni lõbus alati on ema tegelikult nagu, mul oli vaja ühte asja ta käest, vist ema kätte ja siis ta pidi selle ära. Ja mõtlesin, et viskab mulle ära koju, aga siis mõtlesin, et tule sealt läbi, et joome ühe kohvi ka ja siis on nagu see, et läksin tal kabinetti, et tule ja oota, ma otsin raha. Mul on rahakott kaasas. Ei, siis jõuame siin alla, hakkame ema nagu, mina teen välja, söö midagi, kindlasti söö midagi ja kohvi palun talle ja sõnaga, ma olen 44 enne. Ma kogu aeg mõtlen lihtsalt,
kui lahe see, ma olen sellest võib-olla rääkinud ka, aga et emad jäävad emadeks, sest ma ütlen, et ta siiamaani ju lastekaitsepäeva puhul alati teeb mulle kingituse. Noh, sõbrapäeval niikuinii kogu aeg. aga just, et lastekaitsepäeval viimane kord ma sain pudeli Snoop Dogi veini. Snoop Dogi särk praegu siin all seljas, ma tuleb meelde. Ja siis mõnikord ta kannab mul lihtsalt taskuraha. Ma ei tea. Ebakesekene. Aga nii on. Ja Randol on kusjuures nagu samasugune ema. Et tema on ka ema tipupojakene siiamaani. Siis nüüd 43 aasta vanuselt. Nii et eeskujulikud emad tuleb ainult loota, et suudan järgi teha. Aga jah, ma jõuan nüüd kaubamajaka juurde ja vaatame siis, kas mul jääb meelde kõik asjad. Tegelikult mul oleks vaja minna kasside koerte sööki kostma ja ma ei viitsi homme üldse kuhugi kodust välja minna. Peaks äkki tegelikult ära käima. Tahaks juba tegelikult üldse mitte kuskile minna, kas kohe minna koju. Aga jah, no vaatame igast kaubamajakas, käime ära ja vaatame, mis me sealt saame. Nii, jõudsin kohale kaubamajaka juurde ja mul tuli tegelikult meelde, et ma tellisin poisile sünnipäevaks raamatu mitu kuud tagasi. Kasutatud, no vana raamatu nagu. Ja et sünnipäevaks. Ja see inimene, ma tegelikult arvasin, et see on Pärnus inimene, aga tegelikult oli Tallinnas nagu välja tuli. Ja siis tal oligi nagu, et ta saab millalgi saata nagu. Ja nüüd mõned päevad tagasi mul tuli meelde, et ta ei ole nagu saatnud. Siis ma kirjutasin, et okei, et mul on nüüd tõesti lapse sünnipäev käes on ja kohe. Et mul oleks tarvis seda raamatut. Ja siis ta küsis seda postikulu muidugi. Ütlesin, davai, kandsin kohe üle. Ütles, et paneb teele ja siiamaani nüüd on sellest 3-4 päeva ja ei ole tulnud ja ta kusjuures, täna on kolmapäev, ma tean, et see eelmises kuskil blogis, kus ma näitasin, see vaataja saatis selle oma tehtud märkmiku mulle. Tema pani esmaspäeval teele ja teisipäeval oli kohal. Täna on kolmapäev ja see mees lubas panna, ma ei tea, pühapäeval või ütles ta ka, et paneb esmaspäeval. Igal juhul on see, et täna peaks igal juhul kohal olema, aga ei ole. Ja ma olen natuke häiritud ausalt öeldes sellest. Sest et see ongi see üks asi nüüd, mis mul tulebki meelde, mis ma mõtlesin, et ma sinna selle hommikul laua peale nagu kingituseks oleks saanud panna. See on üks mingi teatriga seotud raamat. Nii nõme. Praegu tegelikult lihtsalt ei taha sisse minna. Tahaks üksi olla. Aga okei, ma lähen käin ära. Nii, kaubamajakas käidud. Ma olen nii üle stimuleeritud. Et ma mõtlesin tegelikult, ma käin siin Rimis ära ja ostan siit lilled, aga ma lähen sinna Selverisse, kus ma tavaliselt käin, sest et need poed on minu jaoks liiga suured ja neid on liiga palju. Mulle meeldib kaubamajakas täiega, aga praegu mul kuidagi eriti üle stimuleeritud. Aga hea uudis on see, et ma sain nipet-näpet poisile hommikuks laua peale. Siuke see nagu siuke helistab. Nagu tavapärane pole mul õrna aimugi, millest ma rääkisin. Sellepärast, et helistas poeg vahele, siis helistas tütar vahele, et on vaja teda sõidutada, siis ma läksin ta sõidutama, siis helistas teine tütar, ütles, et poes on nii kaldiks kõik läinud, et on poes ja tal on ainult 1 euro ja sellest ei saa midagi. Siis ma korjasin peale tütraga, kellel olid kaasas sõbrannad, ja siis ma läksin koos nendega Selverisse ostma asju, mida oli vaja. Ja kui sul on 3 teismelist tütarlast, kes on kõik väga elevil, siis läheb nii nagu läheb. Ma ausalt ei tea praegult, mis ma sain, mis ma ei saanud, ma loodan, et asjad on olemas. Aga ma just näitasin, mis ma sain poisile sünnipäevaks. Ma ostsin siukse asja,
käib nagu sinna USB pesasse ja siis see käib nagu ringi siit peal ja siis ta näitab nagu õhus seda kella ja temperatuuri ja neid asju, mis on ülilähe minu arust. Ja kui ma õigesti aru saan, siis seda saab seda kirja äkki kuidagi muuta või mida iganes. No selles mõttes, et ju ta ise vaatab siis, kas saab või ei saa või mis saab. Siis ma ostsin talle sellise, jumala küll, see on ju valepidi sisse pandud, aga põhimõtteliselt nagu selline magnetiga see kaarditasku, sellepärast, et tal on kogu aeg on nagu üle pingutatud, aga kaardid nagu kipuvad kaduma, aga telefoni tänapäeva teismelist see asi, mis kunagi ära ei kao, nii et ma loodan, et kui nüüd kaart on telefoni küljes, siis on lootust, et see kaart ka on alles ja magneti pidin ostma eraldi sinna juurde. Enda ekraani klaasi vahetasin ära, mis on jumala tore, sest ma ei näinud sellest üldse läbi. Ja sellega on see asi, et ta mul paelaga on ju kaelas ja see on jube mugav ja ei kao ära ja ei kuku maha ja kõik asjad. Aga igalt ma kummardan nägu pesema või pesumasinast välja võtma mida iganes, siis ta käib, lihtsalt kõigub vastu ja see klaas jälle kogu aeg nii täkk, et see jumala puruks ja lõpuks ma saan klaasi killuda endal näppu. Aga ma mõtlesin, et okei, et ma katsetan selle asemel siis randmepaela. Et äkki see on nagu parem variant, kui ma ta ümber randme panen. Ma loodan, et see võib-olla on hea. Siis ma ostsin talle sünnipäevalauale ühe T-särgi lihtsalt. Kessi T-särgi, must tavaline lihtsalt Kessi kirjaga. Lilled ostsin sellised, et mõtlesin, et neid lõikelillid on eriti, kuna ta selle etenduses mängib palju viimasel ajal saanud ja kuivavad ära ja siis on kurb, ostsin hoopis sellise need. Need me saame maha ka panna kevadel. Mitte maha jah. Sõna otseses mõttes maha istutada. Et ma arvan, et see on päris lahe asi, sest ema tõi mul ka millalgi ju tüdrukule vist ühed sindi. Ja selle ka saame panna, nii et ma arvan, et see saab päris lahe olema. Veel ostsin sünnipäevalauale maasikaid. Üks tüdruku sõbranna ütleski, et autos on siuke suvevaib, maasikalõhn ja päike paistab ja soe. Kingituse paberit pakkimiseks ostsin. Ja siis ostsin vaatasin neid särke ja asju. Sain Takost endale tööpüksid. Mustad, tavalised viikarid. Kummivärvliga. Ma tean, et sellised mul on üli palju kasutuses, sest mul on ühed nagu valged riipulistega on mega vanad ja juba nagu niidid hakkavad välja tulema või ta nagu siuke õhukeseks ka läheb materjali. Ma kardan, et läheb katki üks hetk, et see on nagu hea asendus ja nüüd mul helistab poegel. Nii, alati võtta lastekõned vastu. Sellepärast, et kui vana oled ja üksi ja igav on või kaksi ja igav on ja tahad lastega rääkida, siis nemad võtavad sinu kõned ka vastu. See on minu loogika. Ma ei tea, kas nii läheb, ma annan teile teada mingi 20-30 aasta pärast. Kas see toimub? Ma ostsin ühe pesuasja lihtsalt sellepärast, et mulle ei meeldi eriti üldsegi rinnahoidjad. Ja on ebamugavad. Siis ostsin sokke 3 paari ja siis ostsin pikkade käistega, aga seda oli ainult XS suurust. Aga see tundub nagu ta tegelikult võiks olla okei. Et ma loodan selle peale, et on okei ja siis ostsin ühe musta lühikeste käistega, mis on siis M suurus. Et on nagu on, kui väike on, siis jääb lapsele praegu. Mul on ülihea selles mõttes ükseid basic riideid ja asju osta. Ma ei tea, miks mul on siuke tunne, nagu ma oleks midagi unustanud. Muidugi siin. Oota korra. Tegelikult ühes selles
mingis Tom Taylor või mingis poes oli, ma olen otsinud sellist lühikest leopardi mustriga kasukat. Aga nagu mitte, seal oli nagu hästi lühike, siuke värvline täiesti. Ma tahaks sellist nagu poole tagumikuni. Nii kahju, sest see oli sooduk, aga ma oleks selle ostnud küll. Aga siis ostsin teipi kingituste pakkimiseks, hommikuks koogi, kassitoitu, piima, sünnipäevaküünlaid, aga mida ma, ja siis, piima ma ei viitsi näidata, aga selline kass Arturi kondentspiim. Selle võtsin Randole. See on täpselt siuke asi, mis talle võiks meeldida. Ja siis üks asi, mida ma olen tahtnud proovida, on selline hammaste valgendamise seerum. Et saame näha. Proovime. Vaatame, mis ajaga ta neid lubab, neid mingeid. Üks pumbatäis kasutuskorra kohta. Kanna toode hambaharja kammastele, harja 2 minutit. Selline näeb välja. Väga põnev pumbaga. Mulle meeldivad pumbaga asjad. Aga kõige rohkem, ma olen mõelnud, kas keegi mõtleb sükast asjad üle elus või ainult mina, aga mulle meeldivad kõige rohkem nagu kreemid, jumestuskreemid, ei näe mind eriti. Kreemid, jumestuskreemid, kõik need asjad mulle meeldivad kõige rohkem sellised, mis on tuubis ja pumbaga. Tuubi otsas on pump. See uus jumestuskreem on selline, mul üks kätekreem on selline, aga see uue jumestuskreemiga ma vaatasin ikkagi nina pealt on maas, mis on veider, aga mina ei tea, äkki ma nuuskasin nina. Lõua pealt nagu on natuke maa. Ja otsa eest mul on täiesti, te ei näe vist, aga siin nagu soomused. Nii kuiv on nahk. Täitsa õudne. Vot, aga ma ei tea, muud mul ei ole praegu midagi öelda. Selles mõttes, et ma arvan, tõmbangi selle blogi siin kokku ka, et aitäh, et sa vaatsid. Ja näeme jälle mõne aja pärast.